mis mulle Creativity'ga koostöös hästi meeldis tegelikult, oli see, kuidas te pakkusite ise igasuguseid ideid. Me ise saame vahel aru, et meie ideed on vahel sellised natuke väga nagu lennukad. Aga mulle hästi meeldis see, kuidas te ise nagu pakkusite välja, et näiteks see sama näituse teema on ju, et meil on seal hea pikk koridor, et sinna võiks teha mingi näituse. Me ei oleks selle peale ise tulnud tõenäoliselt, sest esiteks me ei oleks teadnud, et seal selline koridor on, et see võimekus on ja sellest tekkis ju meie jaoks tegelikult täiesti eraldi asi. Igasuguste koostööpartnerite puhul me tegelikult jälgime seda sama asja, et meil peab omavahel olema nagu koos hea, et sa julged väljendada oma ideid, et sa võtad vastu selle, mida teine pool sulle nagu vastu pakub ja et sa julged nagu ka challenge ida midagi. Teine asi, mida ma Creativity'ga koos nagu tundsin, oli see, et ma olin kogu aeg hästi hoitud. Mul ei olnud kordagi seda mõtet, et mul tekiks nagu paanika enne üritust, et nii, mis nüüd on veel vaja teha või kas ma olen midagi kellelegi võlgu või nii, kui mul korraks kas või hakkas see mõte tekkima, siis ma sain oma plaani lahti võtta ja sealt ilusti vaadata, mis meil on töös, mis meil on kokku lepitud, mis on veel kokku leppimata ja võib-olla avastasin enda jaoks midagi, et okei, see veel tuleb, on ju, et ma vaikselt hakkan mõtlema selle või teise asja peale. Mõned päevad enne pidu tundus, et kas tõesti kõik on tehtud, et see ei ole ometi võimalik. Ja see tegelikult oli see äge, sellepärast, et oli aega endal ka ürituse korraldajana kogeda seda päris peoelevust, et see on hästi suur väärtus.